mis on teibi all? Ossa, okei. Mis teed? Episood 2. Mis saama hakkab? Täna on väike sisepuhastus, et midagi teistsugust meile. Muidu me ei näita, enne. Ja seal materjali on, mida näidata, et kõik nagu see läbisõit ja aasta ja kõik on selline, et see hele sisu on nagu oma elu näinud. Enne kui väljas saab kõik tipp-top, siis teeb seekord video sellest, kuidas seest on. Näitab paari toodet võib-olla, nagu sellised before and afterid, sellised mõnusad kaardid, ma arvan, et midagi huvitavat. Ma arvan, et tuleb päris hea, nii et stay tuned. Enne pesu on auto seis selline. LCD peal on olnud mingi suur kleeps. See on worrying minu arvust. Ja siis on see, kas see kleeps peab olema seal või see? Kiirus. See on maantee Saksa oma. Saaks ära saada. Tarriga spot nagu see toimib jumala hästi. Kusjuures interior detailer toimib ka. Okei. Et ma olen ka Tarriga muidu teinud, aga Tarril on vaata see spetsiifiline lõhn. Mulle hullult meeldivad need Velcroga või? Remmi need. Nice. Siit on puhas. Kusjuures on jah? Et nagu kas ajada tolmukas välja või mitte. Pigem ajada. Armatuur on suht must. Roll läigib vastu, see tahab ka leather cleanerit näha. Hästi on näha juhi istet, kuidas erinevad pinnad on kõik mustad. See oli vist väga hele enne, enam ta ei ole nii hele. Käepide, väga rõve. Would not touch. See on ikka väga hull jah. Nagu run. Turvavöö peal on ka mingisugune mega. Sellest saab vast lahti. Turvavöö peal on muda või? Jah, konkreetselt. Sounds good. Siin on see huulepulk on ja siin all on mingisugune lutsukas. Nice! Ja pähkel on ka. Pähkel? Kas need nagu... tekitavadki seda lõhna või? Võib-olla. Pool lõunasööki on siin olemas igatahes. Teine pool on tehtud tolmuimejaga. Kohe kui nagu põranda saad puhtaks ja siis tegelikult ma olen enne nagu vahetanud seda otse ja siis teinud ta naha nagu enne puhtaks. Et siis igasugune puru enne nagu naha süvapuhastust ära saada. Kui sa seal naha peal mingit söökest kivi tükki hõõrud enda harjaga, siis ega sealt midagi head ei tule. Autol oli mingisuguse 50 000 keskmine kiirus oli vist mingi 100 kilomeetrit tunnis või midagi. Et selles mõttes see nagu annab vihjeid, et selle autoga on kiirteel lihtsalt nagu tulistatud. Hakkame seda ilusat 50-50 tegema siin. Selle jaoks on meil leather wipe, mis on valge. Ja... Miks ta valge on? Sellepärast valge, et me näeksime, kui palju mustus siit välja tuleb, et see on ka päris äge, et see saab nüüd valgiks ja see saab hoopis mustaks. Ja kasutame leather cleanerit, mild, ma arvan, et sellest piisab tegelikult isegi. Meil on strongi ka kuskil. On, aga ma arvan, et saab hakkama. Okay. Ja siis tegelikult on niimoodi, et see on veel maha pühkimiseks, et asi eriti hästi toimiks, on siuke hariga. Harja sisse, kuskile peale veits võib-olla niimoodi, et ta mujale ei lenda, võib pihustada. Aga üldiselt nagu harja sisse on see good practice, nagu ma arvan olen saanud. Ja siis teeme selle töö ära. Vaatame, kas oli mingi erinevus. Ta nüüd saab siit maha pühkida ilusti. Ja vaatame, mis on teibi all. Ossa, okei. Ja lapi pealt on ka kohe näha, et mis siit välja tuli. Palun. Jah, see auto vist tahab nahapuhastust. Hele nahk võib ilus olla küll, aga see käib sellega kaasas. Teeme ülejäänud auto ka ja siis peaks kõik valgeks uuesti saama. Jaa. Nii, juhi käepide enne. Ja after. Enam ei ole musta värvi see. Tuleb välja, et see oli valge enne. No kuidas sul läheb?
läheb hästi. Vahepeal tegime salongi puhtaks kõik leather cleaneriga ja nüüd läheb leather coat peale. Selline toode, et tõõrud seda siia sisse igale poole, kus nahka sai puhastatud. Et siis tekitab kaitsekihi, natukene värskendab seda nahka ja lihtsam puhastada. Pühid maha viimase sammuna. Siis ta jääb selline loomulik ja matt ja et natuke kuivab ka siis on ilus. Ja siis kaitseb päiksekiirte eest ja lõhnab ka hästi. Alguses on veits libe. On näine? On ja nagu need kaassõitjad on ka öelnud. Ja see läheb üle ka. Kõrvaliste on täiesti tehtud, puhastatud ja aine on ka peal juba. Nüüd ta tahab seista natuke lihtsalt. Päris ilus näeb välja küll. Raske on nagu meelde tuletada, milline see enne oli. Et nüüd täitsa tahaks istuda siin autos. Next steps on niimoodi, et tahaks teha mõned, me tegime juba. Kasutasime natukene fabric cleanerit sellel heledal turvavööl, mis ilmselgelt näeb ka igasuguseid riideid ja tahaks teha natukene need ka puhtamaks. Sisuliselt on nagu ühtlaselt näha, et pole üldse kõige halvemas seisus muideks, aga on näha, et on nagu ühtlaselt mustaks läinud. Eriti siin mingi kindel sektsioon, nagu mida on igapäevaselt kasutuses. Turvavöö panin niimoodi ülesse koos sellega, et see hoiaks seda kinni ja mõõtsin nagu välja selle ala, mis ma tahan teha. Et siin nagu, kus puhas on, siis ma ei hakka seda puudutama ja see kuivamisprotsess ja kõik muud mured. Tootena on fabric cleaner. Fabric cleanerit panen puhastatud leather brushile. Tegelikult tahan selle pingesse võtta ja siis hõõrun nagu ja üritan neid nagu poore just puhtaks saada, sest ega see mustus ei ole siin selle pealmise selle peal, vaid see on siia sisse jõudnud nagu, et sellepärast ma kasutangi harja. Ma ütleks, et kui tahta nagu perfektset lõpptulemust, siis tuleks kärheriga teha, siis nii-öelda korralik, aga hetkel on mu eesmärk see, et saaks selle autoga nagu sõita ka lähiajal. Et muidu peab neid kuivatama ja ma olen ka näinud igast trikke, et siin võetakse terve turvavöö välja, pannakse uksed kinni ja siis saab survekaga üldse puhtaks lasta selle turvavöö. Aga me ei lähe nagu lihtsalt sinna maale, et siin nagu igat asja on võimalik nagu teha 2 korda kauem. Ja siis tahaks lapiga puhtaks tõmmata. Ja tegelikult oli täitsa hästi näha, et nüüd on niiske ka muidugi, aga kui praegu lapiga üle tõmbasid, siis läks nagu, tuli see kohene mustus ära siit. Ja nüüd ta jääb kuivama. Õnneks on see väljas osa, et paneme lihtsalt turvavöö kinni. Siis ta on ilusasti väljas ja saab rahulikult kuivada. Ülejäänud plastikdetailid siis. Interior detailer, üks hea puhas sisulapp. Interior wipe ongi nüüd vist nende nimi, kui ma ei eksi. Ja siis hari, et hari on ülioluline tegelikult nende plastikupooride puhtaks saamiseks. Et muidu on niimoodi, et kui sa lapiga tõmbad, siis sa teed kõik puhtaks, vaatad, et kõik on puhas ja siis üks moment, kui see ära kuivab, siis sa näed, et ikka on kõik must. Ja lihtne, et see on siin sees. See ei ole nagu see, mis sa saad lapiga pihta. Ehk siis me lähme siit lapp täis interior detaileriga ja siis lihtsalt hakkad hõõruma. Et see samamoodi, et tegelikult see on plastik siin ja seda on ka hästi raske puhtaks saada. Eriti need, kellel lapsed on, siis lapsed peksavad siia rõõmsalt jalga ja siis sa ei saagi seda enam puhtaks, sest see on selline. Aga kui sa ikka harjaga peale lendad, siis sul on suur võimalus, et sa saad enamuse siit puhtaks ja pärast lapiga. Ja ta on siin natuke midagi näha, aga efekt on olemas. Peale ära kuivamist on uks selline, kõik on üle käidud. Kõik on puhas. Mul on siuke hästi pehme pintsel. Interior detailerit lasin siis siia pintsli sisse. Ja siis lähen all in. Teen siin kõik. Istmesoojendus on ka taga ju. Väga hea lisa. Uss on nugis, kui sügav. Saan siia ennast ära peita. Palju parem. Klaasid seest on järgmised. Need tahaks ära saada. Siin on mingi kleeps. Siin on näha, et on kunagi olnud mingi kleeps. Kogu see digitaalne display on meeletult must.
natukene interior detailerit. Interior detaileriga võib kõik need ekraane, puitdetaile, mis iganes teha nagu. Aga ma ei tea, kui lihtsalt. Sellega ma vist pean nii tegema, et ma panen siia natukene seda toodet reaalselt nagu ligunema. Ekraaniga on ka päris keeruline, et ma polegi nagu nii keerulist ekraani puhastanud. Mingid kurvid ja ei saagi igale poole pihta ja pole ühtlane, võiks kõik ühes selles olla. Wow. See kleeps, mis siin oli, see kadus lihtsalt nagu naksti. Ja nüüd ma võtan ühe puhta lapi, vaatan, mis sellest ekraanist saama hakkab. Boom! Mis tunne on? Lähme nii pidi. Lähme nii pidi. Jumal hea tunne on. Väga hästi on näha heleda sisu pealt seda muutust. Kõik õiged tooted olid olemas. Midagi jäänud puutumata enne. Aga mingi 3-4 tundi. Jah. Läksime natuke üle võlli jälle, et... Ja kusjuures saab veel. Saab veel, jah. Jah, et nagu no problem. Võid terve päeva seda auto siis puhastada. Aga nüüd sai nagu hea. Et pigem on nagu puhas, jah. Siin nurgas oli mingisugune liimijälg, mida alguses ei näinudki, aga siis kui klaasi puhastasime seestpoolt, siis jäi silma. Ja siis suurepärane kiirde kleeps. Selle võtsime ka siis interior detaileriga maha. Mis me teeme siis? Tõmbame video kokku? Tõmbame kokku, jah, et üks pisiasi on, et väljast on täiesti must, aga sellest mingi teine kord võib olla, enne. Ühesõnaga, see video tõmbame kokku ja vaatame jooksvalt edasi. Jep. Davai, tšau. Thanks, tšau.